Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Soojus tekib kütuse põlemisest koldes. Iga kütus põlemisel eraldub soojust ja see eraldunud soojus kantakse üle veele ja vesi siis soe vesi läheb siis katlamast välja soojusvõrku. Kuressaare soojuses kasutatakse kütusena põhiliselt hakkpuitu. Kasutatakse ka õli, aga õli on rohkem reserv ja tipukütus. Hakkpuitu kulub tipu koormusel kuskil 500 kuupmeetrit ööpäevas. Vesi läheb linna torude kaudu. Katlamast läheb välja 2 toru. Üks on pealevoolutoru, kus vesi on kuumem ja teine on tagastuv toru, kus vesi on jahedam. Ja need torud lähevad igasse linna majja, mis on kaugküttega ühendatud. Pealevoolutorus on kuumem vesi ja igast majast tuleb siis tagasivoolutoru, kus siis on jahtunud vesi. Ja see soojus kuumenmast torust võetakse majas ära maja enda soojuseks. Väljuva vee temperatuur sõltub välisõhu temperatuurist. Kui väljas on -20 kraadi, siis välja läheb kuskil 105 kraadi, 110 kraadi. Aga praegusel ajal läheb kuskil 85 kraadi. Soojuse tootmine käib aasta ringi. Et kunagi ei ole Kuressaare soojus suletud. Sooja saab alati, suvel läheb ta soojavee tegemiseks, talvel siis kütteks ja soojaks veeks. Kalevi tänava Katlamäel, kus meil on põhitootmine, lähevad torustikud siis idaniidu suunas ja kesklinna suunas. Kesklinnast läheb siis torustik edasi kuni Tuulteroosini, mis on meie kõige kaugem punkt. Torustiku pikkus on circa 34 kilomeetrit. Vesi ei jahtu sellepärast ära, et esiteks ei ole tässä aega jahtuda. Et ta tuleb katlamast välja kõrge temperatuuriga, suhteliselt kiiresti jõuab majja ja annab oma soojuse majas ära ja siis tuleb tagasi väiksema temperatuuriga. Ja teine põhjus on see, et torud on kõik isoleeritud. Vesi jõuab Kalevi tänavalt Tuulteroosi sõltuvalt aastaajast. Talvel on vee ringlemise kiirus suurem, siis ta jõuab kiiremini. Suvel on ringleva vee kogus väiksem, siis tal võtab rohkem aega. Aga ütleme mingisugune võib-olla veerand tunniga keskmiselt. Kuressaare soojuse korstnast tuleb välja veeaur. Ja selle veeauru temperatuur on umbes 50 kraadi. See on maha jahutatud. Katla taga on temperatuur 150 kraadi. Ja siis sellest 150 kraadist tehakse 50 kraadine veeaur ja kasutatakse ära see soojus, mis sealt kätte saadakse. Meie eesmärk on toota sooja, aga kui me toodame sooja ja elektrit koos, siis kütuse kasutamine on oluliselt efektiivsem ja ta on nagu majanduslikult mõistlik ettevõtmine.